tuleb välja, et TikTok ei ole avalik koht, sest tuleb välja, et internet üleüldse ei ole avalik koht. Vähemalt Riigikohus sellisele järeldusele möödunud aasta novembris jõudis. Mida see tähendab? Muuhulgas seda, et internetis ei saa toime panna avaliku korra rikkumist. Ehk maakeeli, kedagi ei saa internetis mäuramise eest väärteokorras vastutusele võtta. See ei tähenda veel, et internetis võib teha mida kuradi iganes. See lahend on tekitanud inimeste seas natuke segadust, et mida see ikkagi tähendab. Sellest täna räägime. Põhjalikumalt vaatame sellele lahendile otsa video teises pooles juurasõpradega, kus käime Riigikohtu argumendid üksipulgi läbi. Keda see huvitab, siis oled tere tulnud liituma selle kanaliga kas siin YouTube'is juurasõprade tasandil või tule kiika veebilehte plurbay.com/tavakodanik, kust saad alati kogu sisu täiesti reklaamivabalt kätte hinnaga 5 € kuus pluss käibekas ja käibemaks laekub Eesti riigile, mitte kuskile Iirimaale. Aga tuleme tagasi algusesse. Kust me üldse siia jõudsime? Kuidas me siia jõudsime? Miks Riigikohus sellise lahendi tegi? Riigikohus tegi sellise lahendi sellepärast, et ühele tüübile tehti TikTokis mäuramise eest trahvi. Väärteo korras trahvi. Trahvi suurus oli 240 € ja trahvi tehti selle eest, et see mees tegi sotsiaalmeediakeskkonnas TikTok otseülekande, milles mõnitas ja solvas inimesi ning lubas kedagi tappa. Oma tegevusega häiris Priit Reichmann, siis kodaniku nimega hetkel Priit Reichmann, ülekannet jälginud inimest. Selle inimese nime siin Riigikohtu lahendis välja toodud ei ole, aga selline oli asja sisu kirjeldus Riigikohtu lahendi alguses. Enne kui me põhiteema juurde lähme, siis tahan midagi ära mainida seoses selle ähvardamisega, sest siin seoses TikToki kaasusega on siin ka mainitud, et see tüüp olevat siis lubanud kedagi tappa. Ja sellise ähvardamisega ongi paraku nii, et sõnadest üksi ei piisa, et politsei midagi teeks. Ja sellega seoses meenub mulle ka üks lähimineviku juhtum, kus oli keegi siis Facebookis postitanud ja ma tsiteerin siin küll Elu24, sest ma ei leidnud algselt kasutajat üles, aga keegi oli postitanud, et Helme perekond isiklikult lasen maha. Minu sõna selle peale oli siis keegi mingis videopostituses öelnud. Ja siis selle peale ma mäletan, et Monika Helme mingi hetk postitas sellise vihase postituse, et mis mõttes politsei midagi ei tee ja nii, ja siis tõi seal võrdluseks Taavi Rõivast ähvardanud isiku, ainult et siin on väga oluline erisus, mis kehtib nii suvalistele kodanikele, nagu mina ja sina, kui ka tähtsatele poliitikutele, et loeb see, kas see ähvardaja astub mingisuguse sammu veel. Rõivase juhtumi puhul see ähvardaja reaalselt käis nende kodu juures. Käis Rõivaste kodu juures, ehk ta mitte lihtsalt ei ähvardanud, vaid ta astus neile ka füüsiliselt sammukese lähemale ja see on hoopis teine asi kui paljad sõnad, seda vähemalt siis tänase praktika järgi, et lihtsalt sõnadest ei piisa. Nii et kui siin Helmed tundsid, et nende suhtes kuidagi tehakse erandit, et mis mõttes politsei kaitse, siis ei, see on kõigiga niimoodi. See ongi tänane praktika, mida mina ei pea ka õigeks, sellepärast et me ei pea ära ootama, et midagi halba juhtuks. Tegelikult oleks normaalne, et me ei ähvarda teineteist üleüldse. Juba sõnadest peaks piisama, et inimest vastutusele võtma, sest sõnu saab inimene valida. Keegi ei sunni ähvardama teisi, aga oluline aru saada, et ainult sõnadest tõesti paraku ei piisa kellegi vastutusele võtmiseks. Kui aga on võimalik tõendada, et mingi samm astuti veel, näiteks ähvardaja kuidagi mingis mõttes lähenes ähvardatule, võib-olla tegi mingi sammu, mis näitab, et see on kas või nagu sammukene lähemal ähvarduse täideviimisele, siis juba saab rääkida võimalikust kriminaalasjast. Aga see oli lihtsalt selline kõrvalepõige seoses ähvardamisega, jätame selle ähvardamise kõrvale. Räägime puhtalt sellisest mäuramisest internetis, eelkõige TikTokis, mis samal kujul toimub näiteks Kristiine keskuses, palju kirjutatud selline pompsude kogunemiskoht, või on ka Tammsaare pargi kohta räägitud, et kurat küll seal kogu aeg keegi mäurab ja rauskab ja mingi läbu käib. Põhimõtteliselt midagi sarnast on toimumas ka TikTokis suhteliselt igapäevaselt, sest on inimesi, keda see huvitab, nad vaatavad ja nii see interneti ökosüsteem siin toimib. Aga Riigikohtu lahend viis meid ühiskonnana küsimuseni, et okei, täna ei ole internet avalik koht, mis tõttu ei saa rääkida avaliku korra rikkumisest. Aga kas seadusandja peaks reguleerima internetis inimeste käitumist analoogselt siis avaliku kohaga, et natuke peab ennast ikkagi talitsema päris ükskõik, mida seal teha ei või. See on põhimõtteline küsimus. Mina ei esita teile siin mingit seisukohta täna, et peab olema nii või peab olema naa. Ma küsin teilt, mida teie arvate? Kas seadusandja peaks siin sekkuma või siis teisisõnu, kas siin peaks juba politsei sekkuma? Siin peaks juba tõesti selgelt politsei sekkuma. Nendel, kes on selliste asjadega politsei poole pöördunud, on erinevaid kogemusi. Mõnele on lihtsalt öeldud, et aga ära roni siis sinna TikToki.
ära mine internetti ja mõnes mõttes saaks seda ka mõningate avalike kohtade kohta öelda, näiteks ära mine Tammsaare parki, ära möödu Kristiine esisest alast, ära oota seal bussi. See analoogia muidugi lõpuni välja ei päde, aga reaalsus on see, et kuigi paljud meist ei pruugi üldse TikTokis aega veeta, siis ometi on paraku ka palju noori, kes seda teevad. Ja nüüd on küsimus, kuidas me sellele olukorrale läheneme. Kas üldse peaks seadusandja midagi tegema? Kas ta peaks tegema midagi noorte osas? On ju riike nüüd nagu Austraalia, kes siis noorte sotsiaalmeedia kasutust on oluliselt piiranud. Valikuid on, aga kõigepealt on küsimus, kas meil on üldse probleem. Ja kui sa oled nagu mina, selline 30+ inimene, kes võib-olla TikToki üldse ei satu, siis sa võib-olla üldse ei tea, millest me räägime. Sest miks sind peaks huvitama, sest see on mingi mõttetu absurdne haigevärk. Ühtepidi on, aga teistpidi ei ole. Sellepärast, et ühiskonnas ei eksisteeri ükski asi vaakumis. Iga asi mõjutab midagi, liblika efekt ja mida kuradi iganes. Ma täna tahan teile näidata mõningaid klippe ja mõned neist on väga häirivad, mis tähendab, et kui teie lähedal on nüüd lapsi või muid tundlikke olendeid, siis palun lõpetage video vaatamine, pange heli kinni, eemalduge, pange kõrvaklapid pähe, midagi sellist ja hoiatan ette, et sealt tuleb rohkem roppusi kui siit minu suust tavaliselt. Kuigi mina üldjuhul ei ropenda, väga harva. Üldjuhul ma vannun, need on kaks eri asja. Järgnev klipp puudutab seda sama meest, kelle osas see Riigikohtu lahend tehti, kes võitis kõikidele TikTokis mäurajatele vabaduse seal mäurata teatud piirini. Sellest piirist räägime ka kohe varsti, aga tema kodaniku nimi on Priit Reichmann. Õhtulehe sõnul on ta virtuaalmaailmas tuntud ka kui kana või tibude boss. Mina leidsin tema materjali, kui ma panin otsingusse Jaanus Kana, tuli igast asju ette TikTokis ja tegelikult mina ei jõudnud selle teemani üldse ise, vaid eelmisel aastal mingil hetkel märkasin, et mind on täägitud TikTokis mingis videos, kus kasutaja Matu Finn kutsub üles, et meedia pööraks sellele probleemile tähelepanu ja kellegi kohta mingeid artikleid ilmus, aga sellise pinnapealse meediatarbimise põhjal võib-olla ei olegi võimalik aru saada selle probleemi tõsidust. Ja kas see probleem on tõsine või mitte, hinnake nüüd teie ja veel kord hoiatan. Järgnev sisu võib olla häiriv või tähendab, ta ongi häiriv, aga mõnda teist tõenust häirib rohkem, teist vähem. Tere, Anna Tull. Oi, kus ma niikuks sinu lapsi ja tegelikult sulle on ju üks laps. Seda kuradi mulatti. Ma nuissiksin sinu mulatti. Ma ei tea, kui vana ta on. Pohhui, niikuks teda igale poole sitta auku ka kõige rohkem sitta auku. See oleks nii ja tund, saaks teada. Kana niikus tema tütart. See oleks nii ja tund. Kui nuisiksi sinu kuradi mulatt, sinu kuradi värde tütart, kes on mulatt. Ma olen Niiko Maiko poega. Ma olen Niiko Maiko tütar. Lihtsalt vägistan neid kuradi sigasi, lihtsalt nuissin ja vägistan sinu poega ja tütart. Nii, kuidas oli? Kas tundub, et selline asi peaks toimuma internetis või mitte? Kas seadusandja peaks sekkuma, mis järel saaks politsei sekkuda? Nagu te kuulsite, siis ma ei taha isegi öelda inimene, sest see on eriti inimlik, mida ma just kuulsin ja nägin, aga see tegelane lubab siis igast teiste inimeste lapsi, muuhulgas seksuaalselt kuritarvitada. See on jälk, see on ilmselgelt jälk, mida ta räägib, aga on oluline see, et ta ei räägi mitte ainult seinaga. Ta ei räägi mitte ainult passiivse publikuga, vaid vähemalt üks salvestis ja jällegi mina ei veeda eriti aega TikTokist. Nii et ma ei ole kogu selle jamaga üldse nii hästi kursis, mida seal veel leidub või ei leidu, aga mis mulle eriti silma torkas ja kõrvakriipis oli see, et ühe klipi puhul on kuulda, et sinna laivi helistab sisse laps. No hääle järgi täiesti selgelt laps. Noor mees enne häälemurret. Ja kuula, mis juttu see Priit Reichmann ehk Jaanus Kana ehk mis kuradi iganes asi ta on. Kuradi purj Shrek ilma rohelise värvita. Kuulake, mida ta ütleb sellele lapsele. Aga praegu. Sa ei tahaks, et see nokku sulle sisse tule. Raudselt tahaks. No muidugi, mina arvan ka. Kuulge, ära käe hoia. Jalad painduvad, ei painduvad. Painduvad. Tibude boss. Ma ei hakka kordama, mida see kuradi jäletis siin ütles lapsele, aga selgelt oli kuulda, et ta rääkis lapsega ja nüüd on küsimus, et kas me ühiskonnana tahame, et selline käitumine internetis oleks lubatav, mitte kriminaliseeritud või peaks seda ikkagi kuidagi reguleerima. Sest jah, me võime ühelt poolt öelda, et nojah, siit lugu lapsevanema mure, et hoia oma lapsel rohkem kätt pulsil ja ära lasse teda TikToki, ära anna üldse nutitelefoni, see on kõik tore teoorias, aga praktikas on fakt see, et enamik vanemad töötavad hommikust õhtuni
õhtul peavad kodu koristama, pesu pesema, süüa ostma tegema, laste eest hoolitsema praktilisemas mõttes, kui nende hingeelu kohta uurida, ehk vanematel ei ole niisama lihtne tänapäeval kõigel kätt pulsil hoida. Ja kuigi nad võiksid seda teoorias teha, siis praktikas paljud ei tee seda. Ehk need lapsed on seal internetis, kuniks seadusandja ei otsusta näiteks, et keelame ära sellise sotsiaalmeedia kasutuse laste poolt, see on üks variant. Teine variant on küsida endalt, et kas asi on selles, et laps sai sinna ligi või asi on selles, et selline tegelane üldse saab vabalt niimoodi käituda internetis. Ma küsin teilt, mida teie arvate? Siin saab vaagida edasi-tagasi, et mis on see lahendus. Üks variant on öelda, et midagi ei pea tegema, siit lugu last olla seal ja küll loodus oma töö teeb temaga karma või mida iganes. See on üks variant. Teine variant on öelda, et kuidagi tuleks reguleerida, siis on küsimus, kuidas. Siin hetkel tänase seisuga, siin ei paista ühtegi süüdeo koosseisu, sest kui politsei püüdis avaliku korra rikkumise alusel minna, siis nad kaotasid Riigikohtus. Ähvardamisega pole šanssi, isegi kui ta siin ähvardab kellegi last vägistada või mida iganes teha kuskil videotes veel. Sest kui ta ühtegi reaalset sammu ei astu, siis tühipalja sõnalise ähvarduse eest ei saa inimest, tuleb välja tänase praktika järgi karistada. Ma ei ole sellesse nüüd süvenenud üksipulgi, aga lihtsalt viimati, kui ma selle kohta lugesin. Jah, nii oli, nii on kahjuks, need sõnad ei loe, ehk see ei ole ähvardamine, see ei ole avaliku korra rikkumine. Üks asi, mis see võib veel teoorias olla, on lapsporno tootmine. Jah, lapsporno tootmine, sest ka selline video, kus sa räägid laste seksuaalsest kuritarvitamisest või mis iganes rõvedate aktide tegemisest nendega, see on teos ja ta võiks põhimõtteliselt langeda lapsporno paragrahvi alla karistusseadustikus ja kes mäletab veel Kaur-Kendri kohta asja, eks ole, seal oli ilukirjanduslik teos, kuigi mis ilust me räägime, aga kirjanduslik teos ja seal ei jäänud asja menetlus selles suhtes või Kendri süüdimõistmine ei jäänud selle taha, et kas see on lapsporno või mitte, see ei hoopis selle taha, et kus asusid serverid ja kus asus Kender, kui ta selle asja interneti laadis ülesse. Ehk seal olid hoopis teised nüansid mängus, miks too juhtum süüdimõistva otsusega ei lõppenud, aga lihtsalt teadmiseks, et vähemalt teoorias võib selline jutt internetis, kui inimene räägib seal lastega jubedate asjade tegemisest seksuaalses mõttes, see võib kujutada endast lapsporno tootmist, sest selles mõttes ei ole vahet, kas sa kirjutad sellest mingi essee või raamatu või teed koomiksi või räägid sõnadega ja selle tulemusel valmib video, mille sisu on põhimõtteliselt sama, nagu kui sa kirjutaks seda kuskile paberile. Ehk selle lapsporno tootmine, olgu see fotode, joonistuste, sõnade kirjutamise tulemusel, ka TikTokis laivide tegemisel on lõpptulem teos, video ülekanne, isegi kui ta seal hiljem ei salvestu. Ja see teos võib oma sisu poolest langeda lapsporno definitsiooni alla. Ehk teoorias on võimalik politseil täna ka veel sekkuda siis lapsporno paragrahvi raames, kui on selline jutt, mis selle alla võiks kvalifitseeruda. Teine asi on see, kui sellised inimesed räägivad selgelt alaealistega, nagu see üks näide siin, siis võib tegemist olla vähemalt teoorias näiteks lapse seksuaalse ahvatlemisega. Kes veel mäletab, siis Peeter Helme ju mõisteti ka süüdi lapse seksuaalses ahvatlemises, kui ta seal jututoas täis rõvedat juttu ajas kasutajale, kes väitis ennast olevat laps. Oli küll tegelikult ment, aga väitis ennast olevat laps ja see jutt, mida Helme talle rääkis, holy shit. Väga rõve, ei soovita lugeda, mida ta kirjutas, aga see oli täis rõve, tema sai ju karistuse lapse seksuaalse ahvatlemise eest. Selleks, et selliseid inimesi vastutusele võtta tänaste paragrahvide alusel, on vaja, et kõik, kes näevad sellist sisu, talletaks tõendeid ja edastaks neid ka politseile. Kui te näete, kuulete, et mingisugune tegelane ajab pedofiilset juttu selgelt lapsele, näiteks laps on kuskil sisse helistanud mingisse ülekandesse, ja või mingi tegelane räägib sellist juttu, mis olemuslikult on lapsporno, näiteks räägib sellest, kuidas tema midagi teeb rõvedat lastega ja nii edasi, siis võimalusel salvestage see sisu endale kuidagi ja saatke politseile. Aga see tegelane siin, keda see Riigikohtu lahend puudutas ja kelle rõvedusi ma teile just näitasin, sorry sellepärast, aga ma lihtsalt tahtsin, et te teaks, millest me räägime, sest mul polnud õrna aimugi. Ma ei veeda üldse TikTokis aega, ma ei kujutanud ette ka, mis seal toimub ja ega ei kutsu ka rohkem sinna, kui seal selline asi toimub. Aga seal on ka muid asju. Muuhulgas oli eelmisel aastal sügisel uudistes lugu sellisest tegelasest nagu Toni Tooming, kelle osas on näiteks Elu24 Natalja Juskova on 17. oktoober 2025 kirjutanud artikli pealkirjaga Ettevaatust. Murelik ema hoiatab 29-aastase TikTokeri eest, See pole okei, et ta kirjutab kell 4 öösel 14-aastasele ning manipuleerib. Olgu ette öeldud, et selle artikli viimane lõik ütleb meile, et see tüüp ise, see Toni Tooming, reageeris siis tema vastastele süüdistustele järgnevalt.
Olen teadlik, et minu kohta on levitatud erinevat infot ja arutelu sotsiaalmeedias. Praegu ma seda teemat ei kommenteeri, enne kui olen oma juristiga konsulteerinud. Kui teil on ametlikke päringuid, palun saatke neid kirjalikult minu e-posti aadressile ning edastage ka küsimused minu esindajale, kui kontakt on olemas. Siin loos üks ema siis sai jälile, kuidas tema laps, 14-aastane, oli muutunud selle TikToki tüübi, andunud jälgijaks kohe selle piirini välja, et ta olevat raha kandnud sellele tüübile. Ja raha saamist see Tooming ei eita. Siin on kirjas, et Tooming on märkinud, et kandis tüdrukule ka raha tagasi. Ja siin see ema jagas ka teistele lapsevanematele hoiatusi. Siin on temalt tsitaat. See on hoiatuslugu kõigile vanematele. Ühel hetkel sa mõtled, et su laps lihtsalt vaatab TikToki ja järgmisel hetkel on ta kellegi mõju all. Saadab talle raha ja usub, et on armunud. See on kohutav tunne ja sa vaatad pealt, kuidas keegi võtab su lapselt lapsepõlve ära. Mis selle loo juures on eriti kurb, on see, et väidetavalt politsei lõpetas menetluse, sellepärast, et mõlemad noored rääkisid vastuolulist juttu ja tüdruk keeldus tunnistamast, et midagi keelatut oleks aset leidnud. Ja see ema võitleb edasi. Tema vaidlustas menetluse lõpetamist ja ütleb siin, et ta on palunud, et kõik tõendid ja tunnistused uuesti üle vaadataks. Praegu on juhtum lõpetatud, aga ma kaeban edasi. Avalikkuse surve on suur ja inimesed tahavad teada, mis tegelikult toimus. Minu poolt suur aitäh sellele emale, et ta edasi kaebas, sest see on absurdne, et menetlus lõpetatakse. Sellises olukorras ei tohiks menetlust lõpetada, kui on küsimuse all täiskasvanud inimese, pea 30-aastase mehe, suhtlus talle võõra alaealise lapsega, 14-aastase lapsega. Vahet ei ole, mis selle suhtluse sisu oli. Võõras 29-aastane mees ei peaks üldse talle võõraste 14-aastastega internetis niimoodi suhtlema. Ükskõik, kas see suhtlus viis millegi füüsiliseni või mitte. Ja see, et see 14-aastane siis andis ütlusi, mille alusel politsei otsustas, et menetlus tuleks lõpetada, see on ka absurd. Sellepärast, et kui laps on kellegi poolt ära manipuleeritud, ära räägitud, laps kardab, ta tunneb häbitunnet, siis absoluutselt ei tohiks sellise asja menetlemine sõltuda selle lapse ütlustest, kui on olemas samaaegselt ka muud tõendid, nagu suhtlus nende vahel. Ja need tõendid on olemas ja mina täiega hoian pöidlaid, elan sellele emale kaasa ja ütlen talle aitäh meie kõigi nimel, et sa seda teed. Muus osas aga võib selle kokku võtta tõdemusega, et palun ärge laske oma lapsi TikToki. Jumala suva, kuidas laps reageerib, kustutage need äppid ära. Ja me teame, et lõpuks kellelgi on ikka telefon ja kuidagi nad sinna pääsevad, kui nad sinna pääsevad, siis seal ees ootavad neid sellised tüübid. Sa ei tahaks, et see nokku sulle sisse tule. Ehk jõuame ikka ja jälle tagasi küsimuseni, et kas see on normaalne, et selline käitumine ei ole kriminaliseeritud. Ja võib-olla ongi normaalne, võib-olla ütlemegi ühiskondlikult, et tead mis, see on küll nõme, aga see ei ole nagu midagi, mida me peaks kriminaliseerima, sest kogu aeg ju rõhutatakse seda, et kõike ei pea kriminaliseerima, mis on vale. Mõnda asja võib lahendada ka tsiviilkohtus, näiteks kui keegi lihtsalt siin järjepidevalt siin seal lähvardab tappa või räägib sinu või su laste väärkohtlemisest, seksuaalsest väärkohtlemisest, mine siis tsiviilkohtusse, sest tsiviilkohtutes on ju, kõik on lihtne, see ei maksa mingit raha, mingit järjekorda seal ei ole, asjad menetletakse kiiresti ära, see on väga lihtne, jätame selle tsiviilkohtu lahendada. Pigemist mitte. Sellised asjad, mis võivad ühiskonda laiemalt mõjutada, tuleks lahendada niimoodi, et iga üksik kannatanu või sihtmärk ei peaks tsiviilkohtusse pöörduma, siin peaks sekkuma riik. Täpselt samamoodi nagu nende Discordi alasti piltide puhul. Me võime öelda, et minge kõik lihtsalt tsiviilkohtusse. Kui me kõik suuname tsiviilkohtusse, siis see kohtute ummistumise probleem kuidagi ei vähene. See ainult süveneb, see pole lahendus. Olukorrad, mis potentsiaalselt mõjutavad kümneid, sadu, isegi tuhandeid inimesi, nende osas peaks riik midagi tegema, et kõik ei seisaks oma analoogsete muredega üksi ega peaks neid probleeme üksi lahendama. Nüüd, mis puudutab veel seda raha kandmise teemat, see näide, kui laps kannab mingisugusele TikTokerile raha, siis oluline on teada, et laps, alaealine, on piiratud teovõimega, mis tähendab, et ta ei saa reeglina iseseisvalt kehtivaid tehinguid teha. Selline raha kinkimine sisuloojale on tõenäoliselt kinkeleping, kui seal mingit vastusooritust ei ole. Kui sa näiteks maksad selle kanali tasulise liikmesuse eest, siis sa saad selle eest sisu, see ei ole kinge. See ei ole kinge, sest sa saad midagi vastu. Palju see väärt on, seda otsusta ise, aga see ei ole kinge. Kui sa lihtsalt annad sisuloojale raha, siis see on kinge. Suure tõenäosusega. Sõltub täpsemalt asjaoludest alati, aga suure tõenäosusega on see kinkeleping, see on kahepoolne tehing. Ja sellise tehingu tegemiseks on alaealisel vaja kas vanema eelnevat nõusolekut või hilisemat heakskiitu. Kui vanem ei ole enne nõusolekut andnud, ei ole hiljem heaks kiitnud, see tehing on tühine ja saab raha tagasi nõuda. On 2 erandit sellele reeglile, et on vaja eelnevat nõusolekut või hilisemat heakskiitu lapsevanemalt. Üks erand on see, kui lapsele ei tule tehingust mingeid kohustusi. Näiteks kui lapsele endale kingitakse midagi ja selle kinkega ei kaasne mingeid kohustusi, siis võib öelda, et lapsele ei tule ju sellest tehingust mingeid kohustusi. Olukorras, kus laps ise annab raha, ise kingib raha, 100% kohustus, ta kohe täitis selle, maksis raha ära, ehk see erand ei tule mängu. Teine erand on niinimetatud taskuraha reegel.
Olukorras, kus lapsele on antud raha vabaks kasutamiseks, aga seda ka mõistuse piires. Ja mina olen üsna kindel, et vaidluse korral jääks peale kaine mõistuse argument, et taskuraha ei ole mõeldud selleks, et seda teistele lihtsalt laiali jagada, ehk seda lihtsalt mingitele sisuloojatele annetada. Ehk mina olen üsna kindel, et kui mõni laps oma taskuraha kasutab selleks, et seda kinkida sisuloojatele, ja isegi kui ta ise teenitud raha selleks kasutab, ta ei saa ka oma rahaga teha tehinguid, kas selleks on vaja lapsevanemat ja tema nõusolekut või heakskiitu. Ja ma olen üsna kindel, et ka sellise raha osas võidakse argument, et selline raha ei ole mõeldud lihtsalt äraandmiseks mingitele kuradi tonitoomingutele kuskil TikTokis. Aga nagu ma selle loo alguses rääkisin, siis Riigikohtu lahend, et internet ei ole avalik koht, ehk seal ei kehti avaliku korra reeglid, see on tekitanud natuke väärarusaami inimeste seas ja inimesed, vähemalt mõned, kes minul on kirjutanud, tunduvad arvavat, et justkui nüüd võib netis teha ükskõik mida. Ei või. Näiteks, kui sa laivis, TikToki laivis või kus iganes, paned toime süüdeo, näiteks peksad kedagi, siis tuleb ment. Või peaks tulema. See on kuritegu. Ment peaks menetlema. Oi, vabandust, ma ei teadnud, et ment on negatiivse konnotatsiooniga sõna. Mulle nüüd anti teada, et ment on halb sõna, mina ei mõelnud seda halvaga, ma ütlen siis politsei. Minu jaoks ment on lihtsalt selline lühend politseist. See selleks, kui sa kedagi kuskil laivis näiteks peksad, siis politsei peab sekkuma. See, et see ei ole avalik koht ja sind ei saa avaliku korra rikkumise eest vastutusele võtta, ei tähenda, et sind ei saa muude süütegude eest vastutusele võtta, mida sa seal laivis võib-olla toime paned, ma ei tea, miks ma saa vormis rääkisin. Teie kindlasti olete kõik toredad ja sellist jama ei korralda internetis, ma loodan. Aga see selleks. Nüüd lähme edasi juurasõprade osaga, kus esiteks vaatame üksipulgi seda Riigikohtu lahendit, mis ütles meile, et sorry, internet ei ole avalik koht. Vaatame korra sellele otsa igale argumendile, mõtleme, et kas see on lõpuni välja loogiline või oleks siin saanud natukene loomingulisemalt tõlgendada asju, sest ütleme, Riigikohtu tõlgendus oli väga grammatiline. Väga konservatiivne grammatiline tõlgendus, kuigi need vaatasid ka seadusandja tahet, nii et see ei olnud ainult grammatiline, nüüd ma tegin neile liiga, aga see oli konservatiivne, teoorias oleks saanud loomingulisemalt tõlgendada, aga tegelikult jah, süütegude osas ei tohi nii teha, nii et okei, Riigikohus pole milleski süüdi, nad tegid seda, mida seadus lubas neil teha, ainu võimalus tegelikult, nii et pall on ikkagi seadusandja väljaku poolel. Seadusandja käes on pall, tõenäoliselt nad viskavad korvist mööda, enamasti vist nii juhtub. Loodame äkki mitte, aga teine asi, mida me vaatame video teises pooles, on siis üks, mitte lugejakiri, sest ei loe mu sisu, te vaatate vaatajakiri, kes küsis ühe sellise interneti otseülekande olukorra kohta huvitavaid küsimusi, ütleme nii huvitavaid küsimusi, ma räägin teile, mis ta küsis ja mida ma talle vastasin, kes seda näha tahab, taaskord olete teretulnud liituma selle kanaliga siin YouTube'is juurasõprade tasandil või veebilehel bluurvei.com/tavakodanik, kus saab kogu sisu alati kätte täiesti reklaamivabalt hinnaga 5 € pluss käibekas kuus. Teistele aga suur aitäh vaatamast, kuulamast ja järgmise korrani.